vaatame, kuidas taotleda lennuluba. Selle jaoks, et taotleda lennuluba ehk ametnike keeles mehitamata õhusõidukite käitamise luba, on kõige lihtsam viis minna aadressile www.lennuluba.ee. Lennuluba.ee on enda olemuselt väga lihtne lehekülg, mis jaguneb laias laastus kaheks. Paremal pool on siis andmed, mis tuleb ära täita ja vasakul pool on kaart. Ja siia kaardi peale me märgimegi selle koha, kus kandis me lennata tahame. Me soovime lennata Tartu Kaubamaja juures, kirjutame otsimusse Tartu Kaubamaja. Jõudsime õigesse kohta, paneme siia topeltklõpsuga nüüd paika selle punkti, venitame selle ringi täpselt nii suureks, kui meil on vaja ja saamegi edasi minna. Täisnimi, Daniel Sepp, telefoninumber, nagu meilt nõuti, emaili aadress ja nüüd kehtivus. Taotleda saab 3 päeva kaugusel alates tänasest ja teistmoodi taotleda ei luba ja see on sellepärast, et Lennuamet on selle niimoodi ette näinud. Seetõttu valime siit 15. kuupäeva ja alt valime ka kellaajad, mis ajal me lennata soovime. Soovime lennata kella 2 ja kella 5 vahel, 3 tunnist meil piisab küll. Lennulahi 50 meetrit on võib-olla natukene vähe, sellepärast kirjutame siia nüüd 75 ja tagavaraplaan. Lennuametil on vaja teada, mida te teete siis, kui näiteks puldi ja drooni vahel kaob ühendus ära. Ja see on väga hea koht, kuhu see kirja panna. Nimelt DJI Phantom 3 sellisel puhul naaseb tagasi enda stardi kohta. Panemegi selle siia kirja. DJI Phantom 3 naaseb tagasi stardi kohta. Ja muu info koha peale saame me kirjutada selle, et kui me lendame näiteks mõne ürituse raames, siis ainult sellest loast ei piisa, vaid on vaja ka ürituse korraldaja luba ja siia saate selle ürituse korraldaja kontaktandmed kirjutada. Aga antud juhul meil seda vaja ei ole. Paneme linnukesed, ma ei ole robot, ei ole tõesti ja saadamegi ära taotluse. Nüüd kulub mõni hetk aega ja meile kinnitatakse, et meie taotlus on saadetud. Nüüd see sama taotlus tuleb meile kohe ka e-maili peale ehk et käis klõps ja see on jõudnud meile meili peale ja see on selle jaoks, et te teaksite, et teie taotlus läks kindlasti teele ja te saaksite selle üle vaadata, et kui on vigu, saate Lennuametiga ühendust võtta. Lennuluba on vaja taotleda, kui te soovite lennata kontrollitud õhuruumis või kui te päris täpselt ei ole kindlad, kas teil on vaja lennuluba või ei ole, siis tehke endale see teene ja kõikidele teistele ka ja taotlege lennuluba. Sellest ei lähe mitte midagi katki, kui seal näiteks lennuluba vaja ei oleks olnud, aga vähemalt niimoodi ei juhtu mitte midagi halba ja te ei satu pahandustesse.